Ma tahtsin öelda, et mina tapsin Otto Mülleri. Teie tapsite Otto Mülleri? Jaa. Ma lasin ta maha. Võite mind kohe kongi viia. Kas ma võin nüüd jätkata? Ma olen nagu üks suur kõrv. Mina tapsin Otto Mülleri. Relva viskasin pärast tiiki. Miks sa tegid seda? Ta oli selle ära teeninud. Kus sa laskmise hetkel olid? Õues loomulikult. Kuidas ma oleksin muidu saanud teda tulistada? Te olite omal ajal laskesuusataja. 3-kordne juunioride Eesti meister. Te olite Oliveriga abielus? Õnnelikus abielus. Ametlikult olete siiani. Kui te nii õnnelikus abielus olite, miks te siis päeva pealt jalga lasite? Mis need küsimused teile annavad? Ma olen süüdi. Viige ära mind. Kus ma alla kirjutan? Oot. Miks sa ootasid nii kaua? Miks sa teda kohe maha ei löönud siis, kui sa mõisas elasid? Ma olin noor. Mul ei olnud selleks vajalikku julgust. Kas te usute Jumalat? Minu töö teeb uskumise raskeks. Piiblis on kõik väga lihtne. Aga kui tekib kahju, tuleb anda hing hinge vastu. Moosese 2. raamat. Meil on siiski vaja teie täielikku ülestunnistust. Täielikku ülestunnistust. Kõik, mida te tegite 15. oktoobril. Kõik, mida ma tegin. Hommikust alates. Ärkasin 5:30 nagu tavaliselt. Siis läksin jooksma. Siis külma duši alla. Siis sõin 6 munavalget. Siis läksin Roberti tuppa ja nägin, et ta oli läinud. Ma arvasin alati, et see päev tuleb, aga kui see tuli, sain ma aru, et ma pole selleks tegelikult valmis. Ma kartsin, et juhtub midagi kohutavat. Võta vastu. Võta vastu nüüd! Kirjutas ju selgelt, ära tule mulle järele. Ometi läksid sa talle järele. Kas alati ignoreerid oma poja soove? Ignoreerin. Hoopiski mitte. Just tema soove silmas pidades ma läksingi. Teil oli ju õigus teada, kes ta isa on. See on loomulik, et ta tahtis temaga tuttavaks saada. Te olete liiga noor. Te võib-olla olete üks nendest, kes usuvad, et lapsed tulevad meid õpetama. Las ma ütlen, kuidas asjad on.
Lapsed ei tea mitte midagi. Sellepärast neil ongi emad. Sest emad teavad. Aga isad, kas isad ei tea samuti mitte midagi või? Ma ei taha üldistusi teha. Aga kui te küsite minu Te ei andnud Oliverile võimalustki isa olla. Oliverile? Jah, selles on teil õigus. Selles ma olen tõesti süüdi. Kuidas sa Oliveriga tuttavaks said? Tuttavaks saime läbi Otto. Ta oli meie koondise sponsor. No näed, millegi eest võisid Ottole ka tänulikki olla. Ma teadsin esimesest silmapilgust, et Oliver on see õige. Vabandust. Mul ei ole sellest kõigest lihtne rääkida. Ma ei saa aru. Kuigi teil oli selline suur armastus, siis Robert kasvas üles teadmisega, et ta isa on surnud, jaa. Sest ma arvasin, et nii on kõigile parem. Kas te saite alles tol hommikul teada, et Robert kavatseb oma isa juurde minna? Ei. Ma vist ei öelnud, jah. Me rääkisime temaga sellest eelmisel õhtul. Meil oli temaga suur tüli. Ma ei saa aru, miks sa tahad nende juurde minna. Kas siis kõik see, mis ma olen sulle Mülleritest rääkinud, kas see on siis asjata? Vot selles asi ongi, ema. Sa pole mulle neist mitte midagi rääkinud. Ma ütlesin sulle, et ma olen üritanud terve elu sind nende eest säästa. Ma ütlen sulle, see ei ole perekond, kellega sa tahaksid tegemist teha. Aga ma ju kuulun ka selle pere hulka. Mis ma siis peaksin iseenda eest ka eemale hoidma või? Robert, sa saad väga hästi aru, mida ma mõtlen. Ei, ema, ma ei saa. Ma pole neid inimesi mitte kunagi näinud. Kui hullud nad siis olla saavad? Joovad õhtusöögiks väikeste laste verd ja ripuvad varbaküüntega laelampide küljes. Palun proovi minust ka aru saada. Oliver on minu isa. Sul oli isa, sa tead, mida see tähendab. Mul ei ole mitte kunagi isa olnud. Kas on siis tõesti nii raske mõista, et ma lihtsalt tahan seda, millele mul on õigus? Ja mul on õigus oma isale. Robert, sul olen mina, eks? Kas sina oled minu isa? Robert, kas... Sa lihtsalt ei tea. Ma ütlen sulle, sa lihtsalt ei tea. Kui sa teaksid seda, mida mina tean, siis sa ei läheks. Ära käitu minuga nii, nagu ma oleksin ikka veel laps. Ma ütlesin sulle, palun ära tee suitsu. See on kahjulik, sa ju tead seda. Teadmatus on veel kahjulikum. Tead mida? Sa arvad, et see on mingi tore seiklus, jah? Et sa lähed sinna ja sa näed, kui äge mõis neil on ja kui ägedad riided neil on ja kui ägedad autod neil on ja... Aga ma ütlen sulle, sa ei tea, mis selle kõige taga on. Ma olen vanaisaga juba aasta aega kirjavahetust pidanud. Kuidas? Kuidas ta su üles leidis? Tundub, et ma tunnen teda juba veidi paremini kui sina. Mina näiteks nii rumalat küsimust küll ei esitaks. Robert, aga mõtle meie peale. Kas siis kõik need aastad, mis me oleme õnnelikult koos olnud, kas need ei tähenda mitte midagi? Okei, jaa, ma saan aru, need on olnud lihtsad rõõmud. Pannkoogid ja laste laulkirikus ja värsked mustikad metsast, aga kas see ei tähenda siis mitte midagi? Tähendab. Aga see on ainult pool sellest, kes ma tegelikult olen. Ma ei lase sul minna. Ma peidan sul riided ära. Siis ma lähen alasti. Kas teil on lapsi? Lapsed teevad nõrgaks. Sellest hetkest, kui Robert sündis, olen ma olnud pidevalt hirmul. Te kartsite, et temaga juhtub midagi? Lapsed on nii rõõmsad
nii süütud, nii rikkumata. Aga kui ma sain teada, mis mees see Otto tegelikult on. Mida ta tegi? Ma ütlesin teile, ma lasin ta maha. Viige mind ära. Ma ei saa aru, mis te must piinate? räägi meile sellest, kuidas sa Ottoga kohtusid. Ta oli meie suur toetaja. Mina olin koondise parim. Laskesuusataja, jah. Jah. Me treenisime kuni 500 lasuga päevas. Ma oleksin võinud ta kinni silmi maha lasta. Hästi. Ma saan aru, te kohtusite spordivõistlustel, erinevatel üritustel, autasustamistel. Riietusruumis. Tal oli selline komme. Ta ise nimetas seda kargamiseks. Iga kord, kui ta oli majas, võis ta suvalisel hetkel riietusruumi sisse karata. Ta ise põhjendas seda sellega, et ta pidi ju teadma, kui heas vormis me oleme. Kuradi ahistaja. Ta oli pervert. Kas ta võis ka füüsiliselt ahistada? Aga mitte seal. Mitte teiste ees. Miks ta avaldust ei teinud? Et kaevata. Kellele? Kõik ju sõltusid tema rahakotist. Kõik hoidsid suu kinni. Alaliidu juht käis mind eraldi palumas. See on nali. See on ju nali. Tal on selline iseloom. Mina õnneks ei olnud väga ilus. Aga oli tüdrukuid, kes naeratasid, kui Otto Müller neid käperdas nagu lihatükke. Ja siis pärast tulid ja nutsid alanduse pärast. Reeli, läheme nüüd tagasi selle hetke juurde, kui sa mõisa jõudsid. Ma põgenesin sellest majast 18 aastat tagasi, kordagi tagasi vaatamata. Kõik need tunded, mis ma olin maha matnud, need tulid iga sammuga uuesti tagasi, see õudne mõis. Ja nüüd tahtis see mu poega. Ma tean, et sa seal oled. Ma näen sind.
ma tulin Robertile järele. Reeli. Kus ta on? Reeli. Reeli, oota. Sa ei saa ju lihtsalt niimoodi sinna sisse minna. Miks ei saa? Kas sa tuled mind keelama või? Täna on isa sünnipäev. See on suur asi, kõik on rõõmsad. Jah, mina olen ka väga rõõmus. Niipea, kui ma oma poja siit ära viia saan. Robert on minu poeg ka. Ja ta ise tuli siia. Ise? Ei, ta ei tulnud siia ise. Otto kutsus ta siia. See on järjekordne Otto skeem. Aga kas sa ei arva, et Robert tahaks oma isa ja perekonda tundma õppida? Mina olen ta perekond. Teie olete... ma saan aru, et see kõik on teile väga raske. Raske? Ei, see sõna ei kirjelda absoluutselt seda, mida ma tunnen. Muserdav või luupainejalikad, need on täpsemad sõnad. Kas ma võiksin midagi juua saada? Jah. Te ju teadsite, et ükskord see päev tuleb. Kas teadsin? Ema. Sellest ma saan aru. Iga laps vajab ema, eks, aga isa. Minu isa näiteks suri, kui ma olin väga noor. Ma ei tunne, et ma oleksin millestki ilma jäänud. Robert võis ju tunda, et ta vajab eeskuju. Eeskuju? Mis kuradi eeskuju võib anda Otto Müller? Tule taevas appi, mis idee? Otto Müller ei olnud ju Roberti isa. Jah, aga mis see siia puutub? Selles majas seal kõneleb ainult Otto Müller, isegi seinad kaagutavad tema joru järele. Aitäh. Nagu ma saan õigesti aru, siis peale lahkumist polnud te seal majas kordagi käinud. Jah, ei olnud. Kõik pidi palju muutunud olema ju. Kõik oli täpselt samamoodi. Esimesena märkasin Merlet, elegantne nagu alati. Mulle tundus, et ta on nutnud. Ja selles polnud midagi uut. Ottole meeldis inimesi õnnetuks teha, eriti naisi. Ta nautis oma võimu. Oskar, kui kurb, kui kõik, mida sinust teatakse, on see, mida sa ei ole saavutanud. Iga kord, kui ta võistlustelt koju tuli, läks ta keldrisse ja jõi ennast pildituks. Tassisime teda voodisse. Anneken. Mul oli temast alati kahju. Mõis käis talle üle jõu. Nagu lõbustusparki ära eksinud laps, kes meeleheitlikult püüab kõike kaasa teha, aga ei oska, ei suuda. Oliveri uus pruut. Nii muserdatud. Nii meeleheitlik oma särava kesta all. Jumal teab, milline õnnetus teda selle katuse alla oli toonud. Otto Müller. Kui ma teda nüüd vaatasin, ei mõistnud ma enam üldse, milles seisnes tema võim. Rahas? Kas see, et ta oli edukas, andis talle tema arvates õiguse alandada kõiki enda ümber? Milline tühine mees. Vaata võis. Lubage tutvustada minu elu ja südamekaaslane Marleen. Mis teile nii väga nalja tegi? Saate aru, see hirm, milles ma olen elanud, see pidev hirm oma poja pärast. Ma vaatasin neid inimesi ja mõtlesin, kas tõesti nende pärast ma olengi kartnud? Täielik absurd. Ei. Minu poeg ei ole nii rumal. Nad ei suuda teda muuta.
Need inimesed ei suuda tal mitte kunagi minult ära võtta. Ometi jäi Robert sel õhtul sinna. Eks tal oli ka põnev, uus olukord ja... Teeme väikese pausi. Näe, Aitäh. räägib tõtt või valetab. Reili on siuke naine küll, kes võiks oota maha lüüa. Kuule, me peame tuukrit saatma või laskma tiigi tühjaks pumbata, et seda relva otsida. Kuuled mind ka või? Vabandust. Ma ei ole lihtsalt 2 ööd korralikult maganud. Ma arvan, et ta valetab. Valetab. Mitte, et ma ei usuks, et ta selleks võimeline pole. Aga ta just praegu tunnistas, et tal polnud enam tugevat motiivi. Et ta ei kartnud enam Roberti pärast, et ta ei tundnud vajadust teda kaitsta. Kaitsta? Mille eest kaitsta? Müllerite eest. Aga mis siis, kui Robert tappis? Otto. Kui Reili teeb seda kõike sellepärast, et kedagi kaitsta, kelle pärast ta seda teeks? Oliver? Ja Robert? Kust ta selle relva said? Mis relva? Mõrvarelva. Ma võtsin selle laua pealt. Millal? Enne kui ma teda tulistama hakkasin. Aga see ei olnud seal. Aga kust teie teate? Kas te olite kohal? Vasta küsimusele. Aga võib-olla ma sain siis selle kusagilt mujalt. Ma ei mäleta. Ma ei mõelnud selgelt. Tunded said minust võitu. Tunded? Mis tunded? Ma tahtsin, et Otto Müller minu poja elust lõplikult kaoks. Miks te valetate meile? Ma ei valeta teile. Ma tean, mida ma tegin. Ma tahtsin, et Otto Müller sureks. Tahtsid poja endaga kaasa võtta. Ta ei tulnud. Seejärel läksid sa elutoast välja üksinda. Mis sa siis tegid? Mõis. See lihtsalt tõmbas mind enda poole. Kõik oli nii kummaliselt tuttav, nagu ma poleks kunagi ära läinudki. Esimest korda pärast Müllerite majast lahkumist mõtlesin kõige selle peale, millest ma olin ilma jäänud. Kunagi ammu armastasin Mõisa väga. Kõik see kunst ja vaimsus, teosed kaugetelt maadelt, mille nimesidki ma ei teadnud. Sellist elu oli näinud televiisorist näinud. Ja Oliver kõige selle keskel. Nii peen, nii tundlik, nii hooliv. Mul oli tunne, nagu kõiki neid üksi elatud aastaid polekski olnud. Oliver jumaldas muusikat. Just nagu Robertki. Mul oli Oliverist nii kahju. Kui ma meie pilti nägin, ma ei oleks kunagi ära läinud. Me peame siit ära minema. Ära? Kuhu? Miks me siit ära peaks minema? Sa ei tea, mu isa. Ta on kohutav mees. Ma tean, milline ta on. Ta käib kogu aeg meie treeninguid vaatamas. Ma tean, kuidas ta käitub. Ta ei tee seda paha pärast. Selles asi ongi.
ta ei saa isegi aru, et ta midagi valesti teeb. Ta ei mõista teiste inimeste tundeid. Tema sees on midagi katki. Paljud mehed on sellised. Kasvasid üles teistsuguses ajas, nad ei mõista, et ajad on muutunud. Asi ei ole selles. Ma ei oska seda kuidagi seletada, aga ma kardan. Ära karda. Ma kaitsen sind. Ma kardan sinu pärast. Kui sa näeksid, kuidas mu isa sind vahel vaatab. Ta vaatab kõiki, kellel on seeli. Reili, kuula mind. Sa oled siin alles uus. Mu isa ei tea veel, kuidas sind murda. Aga kui me veel siia kauemaks jääme. Vaata Oskarit ja Annekeni. Kas sa tahad, et me muutuksime selliseks nagu nemad? Ma ei taha, et sa näeksid, milleks isa võimeline on. Vaata. Üks iga korra eest, mille olen tahtnud teda tappa. Kas te sellepärast teetegi seda? Tahate Oliveri kaitsta? See ei olnud Oliver. See olin mina. Miks ta aru ei taha saada? Oliver on hea mees. Ta ei lahenda mitte midagi vägivallaga. Ometi see soov oli tema sees ju olemas. Vastupidi. Ta on nõus ükskõik kui kaugele minema, peaasi, et ei peaks vägivallatsema. Kuidas ta aru ei saa? Inimesed ongi erinevad. Otto, jaa, tema oli toores jõud. Aga Oliveri jaoks ei õigusta jõud mitte midagi. Miks te ära ei läinud? Mida? Tookord, kui Oliver teid palus. Miks te vastu vaidlesite? Kas te arvate, et ma ei näe teid? Et ma ei saa aru, et kogu see uurija kostüüm, see on ainult kattevari. Iga teie juuksekarv räägib ka sellest, kui rikkast perest te pärit olete. Kas te arvate, et teie jaoks on see kuidagi õilis, kui sa valid nii-öelda lihtsa elu? Te ei kujuta ette ka, mida tähendab elu ilma ainsagi privileegita. Kui su ainsaks ellujäämisvahendiks on 2 suuska ja püss, te ei tule mind hukka mõistma. Võib-olla jaa, teie jaoks on mööbel, lihtsalt mööbel. Võib-olla maalid on lihtsalt maalid. Aga minu jaoks tähendas mõis ainsat võimalust tunda ennast normaalse inimesena. Reeli, aga ometi midagi juhtus, mis pani sind meelt muutma. Sa läksid ära, miks? Ühel ööl peale pulmi ma kuulsin midagi imelikku. Läksin elutuppa. Otto võttis laua peal vägisi ühte naist. Sina ei tohi himustada ega vägisi. Ma olin seal. Ma nägin neid. See oli Monika. Issand Jumal. Vabandust. Kui hästi sa ei pea vabandama. Pärast elutoast lahkumist te läksite Monikaga vestlema, eks ole? Jah. Mul oli tast lihtsalt kahju, ma nägin, et tal ei olnud seal kerge elu olnud. Ja pärast seda läksite te õue, üksi? Jah. Nii palju tundeid, minevik ja olevik kõik sulamas üheks. Ja ma nägin Oliveri. Ta oli meeleheitel. See oli minu või see oli meie pärast.
ei suuda Robertit päästa. Isa murrab ta ja kõik läheb täpselt samamoodi nagu minuga. Oliver. Sel hommikul, kui ma ärkasin ja sind ei olnud, siis osa minust oleks nagu surnud. Mis sa teed? Ma ei lase tal meie poja elu ära rikkuda. Oota! Oliver! Kuhu sa lähed? Mina läksin ka ära. Tahtsin üksi olla. Seda kõike oli liiga palju. Nii et sa istusid autosse ja sõitsid minema? Jah. Ma sõitsin minema. Ma olin oma tunnetest täielikult segaduses ja ausalt öeldes ma tahtsin ka aru saada, mida see kõik tähendab. Sel hetkel ma ei teadnudki, mis Ottoga juhtus. Kui Oliver talveaias tuppa läks, kas ta korjas siis relva üles? Ei, kindlasti mitte. Aga kui teie talveaiast lahkusite, siis oli relv? Ma ei tea. Ma ei vaadanud. Sa ei magagi. Tule siia. Näed, siin on sinu vanaisa 25-aastane, ei tunne äragi, on ju. Näeb välja, nagu oleks sinu vanem vend. Vanem vend teisest sajandist. On jah, minu moodi. Kas sa mõtlesid selle peale, millest me rääkisime? Ülikooli peale mõtlesin. Noh, muidugi see oleks äge. Aga ausalt öeldes ma olen viimaste aastate jooksul veidi liiga lõdvalt võtnud. Ja noh, seis pole eriti hea. Kõike annab parandada. Pealegi sul on veel terve aasta aega. Me võtame sulle eraõpetaja. Tema aitab sul järjele. Sa oled nutikas poiss. Ja sul on tahtejõudu. Mis sa arvad? Ma arvan, et teeme ära. Tubli poiss. Kas sa Marleeniga rääkisid? Rääkisin. Ta arvas ise ka, et on parem, kui Oskar neid 100 asju ajab. Et see pole päris tema teema. Aga ta oli huvitatud sellest pakkumisest, mis me tegime. Luua täiesti oma firma. Teda huvitavad laevad, kaatrite müük.
väga hea. Oskar saab teda kontaktidega aidata. See on üks nutikas tüdruk. Reili jõudis just jaoskonnast tagasi. Alles nüüd. Issand, miks nad meid ometi rahule ei jäta? Homme on järelikult minu kord. Ära muretse. Sa pole üksi. Ma tulen sinuga kaasa. Ootan ukse taga. Ma ei muretsegi. Ja öelge nendele uurijatele edasi, et kui nad meid rahule ei jäta, siis ma kaeban nad ahistamise eest kohtusse. Marleen, Monika ja Anneki on ülakorrusel Merle magamistoas. Oskar ja Reeli õues, Oliver ja Otto toas. Kui need kolm ei olnud omavahel mestis, siis see pidi olema üks järelejäänutest. Ei, miks Reeli tegelikult siia tuli? Ta tuli siia, et kedagi päästa. Tal oli süütunne Oliveri ees. Ta tundis ennast süüdi, et ta oli isal ja pojal lasknud terve elu lahus olla ja oli valmis nüüd ennast ohverdama. Ei. On ainult üks inimene, kelle nimel Reeli on nõus süü enda peale võtma ja see on Robert. Ei jõua sellega täna enam mitte kuhugi. Kuulame Roberti homme üle ja siis vaatame edasi. Oota. Ma ei lase sulle enne minna, kui sa oled mulle rääkinud. Mis sinuga päriselt lahti on? Mida Otto Müller sinust päriselt tahtis? Mis seos on sinul ja Mark Sverdlovil? Olgu. Kuulsin su isa käest, et sul läheb päris hästi. Kuidas töö meeldib? Meeldib. Veider valik. Eks see tuli Arturilegi küllaltki ootamatult. Arvestades, et tema nimi ja positsioon oleks võinud sulle nii mõnegi ukse lihtsamalt avada kui paljudele teistele. Jah. Aga sa oled üsna noor ja mõned elu õppetunnid on sul veel saamata. Vaata, alati ei ole mõistlik valida kõige raskemat teed. See võib palju ohvreid kaasa tuua. Ei, ma isiklikult muidugi mõistan sinu suhtumist. Ma ise olen ju ka kogu elu mässaja olnud. Võib-olla see ongi minu kõige suurem viga. Nagu siingi. Eluaeg ma olen rassinud nende juurikatega siin. Mul on öeldud, et saaks ka lihtsamalt. Aga sõnad lihtsamalt ja Müller, need ei sobi ühte lausesse kokku. Isa ütles, et te soovisite millestki rääkida. Jaa. Sa muidugi tead, mis on tänapäeva valuuta, et see ei ole ei kuld ega nafta, et see on info. Kes teab, see võidab. Sina ja mina, me võiksime väga edukalt koos töötada. Vaata, sa kuuled asju, mida minulgi oleks võib-olla kasulik teada. Nagu näiteks mida? Võimalusi on mitmeid. Näiteks minu äripartnerite usaldusväärsus või mõne isiku, kes mind huvitab tema taust või siis näiteks mu naine, et ega ta mingit rumalust ei tee. Isiklikes andmetes sorimine on seaduse vastane. On või? Jaa, seadused on nende jaoks, kes ei oska neist üle olla. Ma hoiatan teid. Ei. Ega see ei oleks ühepoolne diil. Ma saaksin sinu karjäärile kuidagi kaasa aidata. Tead, vanad lood ja mitte nii väga vanad lood ja mingid väiksed detailid, mis on siiani saladusse jäänud, aga mis võiksid lugu määrata. Minu vastus on kindel ei. Jaa, ega sa ei peagi kohe vastama. Pakkumine kehtib. Vastus ka kehtib. Sa oled tõesti väga noor. Muide, kas nimi Mark Sverdlov ütleb sulle midagi? Tal oli üks huvitav lugu. See käis sinu kohta. Ma pussitasin Mark Sverdlovi.
sina bussitasid Mark Sverdlovi. olin noor, see oli üks suur perekonnapidu. ta tuli mulle kallale.